No nii, meil siin Mäeveru lautris Naarotsi ranna Saapsalu lahe ääres on toimunud kevadel suured muudatused. Jää on meie kivi hunniku-õugude kohta lohistanud, merre vähekese rohkem auke kaevanud, sealt veel mingeid kive toonud. Vesi on muidugi praegu ülimadal, aga põhiline häving on sealpool. Siit on näha, kuidas see jää on sõitnud. Haapsalu pool on veel mõned jääkuhjad alles, seal olid nad kõige suuremad. Meie kuhjadest on viimane kild. Jääd on praegu siin maas, kivi kõrval. See sulab lähema 5 minuti jooksul ära. Ja siis on näha, kuidas ühe kivi jättis jää alles, teise kivi võttis maa seest kaasa. Ja siit on lausa see rida on näha läinud sinna kadakate vahele ja nagu näha, siis on juba kadakad kõik ümber ja noored männid ja kadakad on katki, nii et siin ongi sellel sajandil pole sellist jääminekut olnud. Näete, siin on kõik segamini ja siis siin vahel on see kivi. Ja selline see asipundar siis. Siin oli kõik kõrged jääkuhjad, et tänaseks ära sulanud. Siin näha, kuidas ta on siin toore jõuga tulnud ja lükanud ja ei no vägev vaatepilt on, ega midagi pole teha, see arvata on, et need noored männid kahjuks vist ellu ei jää. Kadakad on vähekese sellised jõulisemad, et noh, siin on ka üks päris suure lageda platsi teinud ja ikka koos juurtega suure puu ikka maast välja tõmmanud ja väikseid peenemaid tuleb vahelt võtta ja vaadata, et millal nad siis kas surevad ära või jäävad ellu, need männid, et no muinastulede lõkke materjal on nüüd oma rannas ilusti olemas. Ka siin hädaldada ei ole midagi. Ongi saanud need puud siin rahulikult nüüd mingi 20 aastat kasvada, et meri lõpuks võttis jälle oma, noh näiteks seal näha, et tohutu suur mänd ikka sügavalt siit juurtega välja rebitud kohe. Siin olid, näete, noh niimoodi siiamaani välja, et siin oli siuke suur jääkuhi oli siin, otsa sai ronida. Ja noh, siis siin veel edasi ka, jah, siin on ka veel viimased jäätükid on alles, sulavad. Siin oli ka näha, et jääkuhi on olnud, need on praegu 2 meetri kõrgusel ja veepinnast kuskil 3,5 meetrit, nii et või 3 meetrit umbes, selline jää on siin olnud ja sisse sõitnud, et selle kadaka juurikas on juba ära tellitud, et see tuleb siin ilusti puhtaks saagida ja välja viia, et sellest midagi asjalikku teha, nii et selline möll siis olnud meie rannas. Nii, ja nüüd leian ka esimesed prahid, toodetud Ukrainas Medovi viinapudel ja tundub, et mingisugune õllepudel, aga rohkem prahti ei ole, nii et tõesti ei ole see aasta rohkem sellist olmeprügi ja plastik, mis on tõesti kogu maailma suur mure. Noh, üks klaaspudel, üks plastikust õllepudel, olematu. Nii et selline möll meil siin siis on olnud 2019 kevadel, nii et tööd jagub ka siin. Aitäh!